Tere! Minu nimi on siis Terje, töötan Statistikaametis rahvastiku ja hariduse statistika tiimis ja täna tehti mulle ülesandeks siin enne algavat debatti tuua välja erinevaid fakte Eesti rahvastiku kohta. Seda infot, mida tahaks edasi anda, on väga palju, aega anti 10 minutit, seega tuleb selline väga tempokas ja arvude rohke ettekanne. Aga alustame sellest kõige suuremast arvust, ehk siis Eesti rahvaarvust. Eesti rahvaarv 90. aastate alguses oli 1,5 miljonit, peale taasiseseisvumist rahvaarv hakkas langema väljarände tõttu ja jõudis aastaks 2015 umbes sinna 1,3 miljonit algusesse. Peale seda viimasel 10 aastal rahvaarv tänu sisserändele on tõusnud. Viimased paar aastat muidugi on olnud erakordsed, et siin graafikul on ka näha sellist väga järsku tõusu, et sellised nurgelised tõusud on võib-olla tavalised majandusstatistikas, aga rahvastikustatistikas need jooned enamasti on pigem laugemad. Selle tõusu siis muidugi põhjustas sõda Ukrainas ja sõjapõgenike Eestisse saabumine. 2024 aasta alguses elas Eestis siis 37 000 kehtiva ajutise kaitsega inimest. Rahvastikuprognoos näitab, et rahvaarvu kasv siiski püsima ei jää, et positiivne rändesaldo tulevikus enam ei suuda korvata meie väga negatiivset siis loomulikku iivet. Väikesele rahvusele nagu Eesti on väga oluline see, et meie rahvaarv ei langeks, samas võib-olla olulisemgi veel on see, et kes siis moodustavad selle rahvaarvu. Tänasest rahvastikust 58% on tööealine rahvastik, oodatav eluiga Eestis tõuseb, eelmisel aastal oli ta 79 aastat siis sünnihetkel, sellega oleme väga tublisti lähedal Euroopa keskmele. Millega meil ei ole hästi, on siis see teine pool, ehk siis sünnid. Viimased 2 aastat on olnud negatiivne sünnide rekord. See aasta ei ole küll veel läbi, aga ilmselt või suhteliselt kindlasti saab ka sellel aastal olema uus negatiivne siis sündide rekord. Rahvastikuprognoos näitab, et umbes aastaks 2050 tööealine elanikkond moodustab rahvastikust 55%. Muidugi see, kuidas me aastal 2050 siis defineerime tööealist elanikkonda, võib ka muutuda. Tööturg muutub tänu tehnoloogia arengule ja ka 2021 aasta loendus näitas, et üle 64-aastastest 19% on endiselt aktiivselt tööturul. Nüüd aga kultuurilise mitmekesisuse juurde ja räägime kõigepealt rahvustest. Eestis on esindatud 217 erinevat rahvust. Nendest 18 on esindatud rohkem kui 1000 inimesega. Et 2011 aastal näiteks oli vaid 13 sellist rahvust, kes olid esindatud rohkem kui 1000 inimesega Eestis. Viimase 10 aasta jooksul on siis sellesse 1000 inimese klubisse jõudnud veel ka näiteks prantslased, itaallased, türklased ja hindud. Et rahvus on siis enesehinnanguline tunnus, ehk siis igaüks meist saab ise määrata, mis rahvusest me oleme. Alaealiste puhul määrab nende rahvuse lapsevanem, kui nad saavad täiskasvanuks, saavad nad siis selle ise muuta. Et tänu sellele siis eestlaste arv rahvastikust on kasvanud viimase 10 aasta jooksul, et Eesti rahvusest inimesi tuleb juurde mitte ainult läbi sündida, vaid ka siis läbi integratsiooni. Kui me räägime rahvustest, siis me enamasti ei räägi tegelikult arvuliselt sellest, et eestlaste arv on kasvanud, vaid me vaatame siis eestlaste osakaalu rahvastikust. Kuna viimasel ajal sisseränne on olnud väga suur, rahvaarv on kasvanud, siis tegelikult eestlaste osakaal rahvastikust on mõnevõrra langenud. Siia juurde võib-olla veel selline huvitav fakt, et kui me vaatame Eesti leibkondasid, siis Eesti leibkondadest 88% on sellised, kus kõik leibkonna liikmed on samast rahvusest ja 12% on siis selliseid leibkondasid, kus on mitmest rahvusest inimesi. Ja umbes 2% Eesti rahvastikust siis peab omaks mitut rahvust. Rahvusega sarnane on ka näiteks emakeele tunnus. Eesti keelt emakeelena rääkivaid inimesi on rahvastikust 65%.
Viimane rahvaloendus näitas, et inimesi, kes oskavad eesti keelt võõrkeelena, neid on umbes 17%. Kui rahvus on selline tunnetuslik tunnus, siis sellele vastand on kodakondsus, mis on dokumendipõhine tunnus. Eesti kodakondsusega inimesi rahvastikust on 82%, ka see osakaal on mõnevõrra siis tänu sisserändele langenud. Kõikidest Eesti kodakondsusega inimestest omakorda 82% siis peab end ka rahvuselt eestlaseks. Vene kodakondsusega inimeste osakaal on mõnevõrra langenud, täna moodustab see 5,8% rahvastikust, aga kui vaadata siia kõrvale rahvuseid, siis vene rahvusest peab ennast 21% rahvastikust. Määramatu kodakondsus ehk siis kõnekeeles hallipassi omanikud, neid 2000 aastal oli veel 12% elanikkonnast, tänaseks 4,5% elanikkonnast. Ukraina kodakondsete arv on muidugi tõusnud viimastel aastatel, täna moodustavad Ukraina kodakondsusega inimesed rahvastikust 4,4% ja kõikidest Ukraina kodakondsusega inimestest, kes täna Eestis on, neist 73% on siia saabunud viimase 3 aasta jooksul. Kodakondsus ja see, kui suure osakaalu moodustavad Eesti rahvastikust näiteks Eesti kodakondsed, see sõltub otse loomulikult sisserändest. Kui varasem sisseränne näiteks aastatel 2000 ja 2021, sellest umbes 50% moodustasid Eesti enda kodanikud ja kindlasti on oluline siin rõhutada, et Eesti kodakondsete inimeste rändesaldo on ka positiivne, ehk siis meile tuleb tagasi rohkem Eesti kodanikke, kui siit ära läheb. Viimased 2 aastat on olnud veidi teistsugused, et üle poole siis sisserändest on moodustanud Ukraina kodakondsusega inimesed, umbes veerandi Eesti kodakondsusega inimesed. Ja siis selle ülejäänud veerandi moodustavad umbes 11% siis teistest Euroopa Liidu riikidest tulnud kodanikud, umbes 4% Vene kodanikud ja siis 12% siis Euroopa Liidu ja Vene siis välistest riikidest tulevad inimesed. Rände kohta väga oluline ka välja tuua, et sisseränne Eestisse ei jaotu Eesti peale võrdselt. Kui Tallinnas elab 33% Eesti elanikest, siis sisse tulevast rändest ja kui me vaatame just välismaalaste sisse tulevat rännet, siis neist 58% jääb püsima Tallinnasse. Ehk siis ülejäänud Eestisse väga palju ei jagu. Nii, aga sellega ma lõpetan. Ma loodan, et sellest suurest arvude laviinist ja infolaviinist midagi jäi ka meelde ja jään ootama põnevat debatti, mis siin järgneb. Aitäh!